ma ei tea. Ma panen ta siia poole äkki. Okei, tere hommikust ka minu poolt. Võtame asjad lahti. Ja, tänane teema on paast ja siis veel mõndagi, mida ma tundsin, et Jumal tahab täna meile rääkida. Ja see nädal on olnud minu jaoks selline parajalt kurnav tänu erinevatele põhjustele, mis elus on. Aga ma nii ägedalt kogesin seda, kuidas isegi siis, kui sul on ettevalmistuseks nagu vähe aega, või sul on aeg, aga sa tead, et see on nagu, see on selline, et võiks olla rohkem aega, siis kuidas Jumal tegelikult on armuline ja kõnetab ja annab seda meid öelda. Nii et ma usun seda tõeliselt, et see, mis Jumal südamesse on pannud, need kirjakohad, need mõtted, et see on Jumala poolt antud, need mõtted, need sõnad ja see on nagu, see on vajalik meile, et seda kuulda. Ja see ei ole nüüd see, et see, mida mina ütlen, et see on nüüd nii tähtis ja et see, mis siit lavalt täna tuleb, et see on eriliselt kuidagi oluline, vaid et Jumal kasutab meid kõiki. Ja lihtsalt täna olen mina see toru, see kanal, kus tuleb, aga ma usun, et Jumal kõnetab teid otse ja Jumal annab mida öelda ja ma usun, et olete oma elus ka seda näinud, et kui me teenime teisi ja siis me kuidagi kogeme seda, kuidas Püha Vaim läbi meie teeb asju, ütleb asju. Nii et mina usun, et Jumal on see, kes toob selle sõnumi koju, kes ütleb midagi, kes toob need sõnad ja ma proovin olla selleks nagu heaks kanaliks. Ma paletan ka alguses kiiresti. Ja siis ma tänan sind selle hommiku eest ja ma palun selle sõna sinu kätte, et tõesti minu mõtted, need, mis kuidagi tulevad minu seest esile, ei saa las need jääda kõrvale ja las tule esile see, mis on täna sinu südamel, isa, ja mida meil on vaja kuulda sinu käest. Ava meile oma sõna, isa, ja tee see meile elavaks. Ja ma tänan sind, et sina oma kalli Püha Vaimu läbi kõnetad meid, tood just õigetele asjadele tähelepanu ja kuidagi juhid meid läbi selle, isa. Tänu sulle, isa, me kuidagi usaldame sind selles ja me seisame sinu sõna peal ja usume sellesse. Tänu sulle, isa. Amen. Teema on paast ja eelmine aasta, kui te mäletate, siis aasta alguses meil oli seeria ka paastu teemal ja mind see kõnetas väga sügavalt. Ma ei mäleta, mitu jutlust meil kokku oli paastu teemal, kindlasti oli 3 või rohkem. Aga peale see, et ma tundsin väga sügavalt enda sees, et mina pean hakkama ka paastuma. Ja ma võtsin selle eelmine aasta ette ja ma tegin sellise nagu enda jaoks üks reegli, et läbi kogu selle aasta vältel ma siis mingi periood nagu võtan aega paastumiseks. Ja kui me vaatame piiblist, siis tegelikult piibel on täis lugusid, kuidas inimesed paastuvad erinevatel põhjustel. Ja kui tavaliselt, kui me vaatame, mis need põhjused on või mida see justkui nagu sümboliseerib, siis see sümboliseerib sellist alandlikkust Jumala ees. See sümboliseerib sellist soovi parandada meelt. See sümboliseerib meie sõltuvust Jumalast. Ja see kuidagi sümboliseerib seda, et kui meil on eriti raske või meil on tähtsad otsused vaja teha või meil on sellised nagu kriitilised hetked elus, siis me paastume, et kuidagi tuua sellele tähelepanu, et öelda Jumal, et need on need olulised hetked minu elus. Ma ei taha teha need kuidagi üksi ja ma tean seda, et ma vajan siin nendes hetkedes. Et kuidagi paastumine on see, mis on nagu see läbiv joon siin ja see ei ole miskit, mida Jumal nagu nõuab oma rahva käest, et te peate paastuma. Ja see ei ole ka mingisugune nagu võluvits või nagu mingi õnnevalem, et kui me nüüd seda täpselt nii teeme, et siis kuidagi meil õnnestub Jumalat panna tegema seda, mis me tahame. Et see ei ole nagu kumbagi neist, et see pigem on nagu enese väljendus Jumalale, kui sõnadest teeb väheks. Ja see on midagi, mis on Jumalale meelepärane, me näeme seda läbi piibli. Ja see on kuidagi enese väljendus meie alandumisest Jumala ees, meie soovis parandada meelt ja meie väga tihti ka abipalve Jumalale, et Jumal, ma vajan su abi. Ma tunnistan, et
minust jääb siin väheks, vahet ei ole, kui palju ma praegu hüppan, tõmblen, teen, siis sellest jääb puudu. Et see on see, mis eelmise aasta alguses kuidagi minu sees tuli esile, et ma peaks paastuma. Mul ei olnud sihukest nagu ülimalt konkreetset teemat, mille pärast paastuda. Aga jooksvalt läbi aasta oli nagu päris palju väiksemaid asju, mis olid mu elus jooksvalt ja millega ma pidin tegelema ja siis neid asju ma sain nagu paastudes nagu kanda palves. Ja kui me vaatame piiblit, siis näiteks üks hea näide, ma pean korra nuuskama, muidu see jõuab mikrisse nii kosti. Nii, piiblis on üks hea koht, on mitu head kohta, ma loen mõned neist. Psalm 35, peatükk 35 ja salmist 13. Taavet kirjutab seal nõnda. Aga minul, Taavet siis seal selles salmis nagu on palves kuidagi Jumala ees ja ta kirjutas selle laulu, aga tal on nagu palves Jumala ees, sest ta näeb, kuidas tema vaenlastel läheb hästi, kuidas nendel justkui ei ole mingit häda, aga tema, kes on siis teeb kõik õigesti ja asjad kuidagi ei lähe nii hästi, siis ta nagu räägib seal nagu salmis seda välja ja kirjutab nii. Aga minul, kui nemad olid haiged, oli kotiriie kuueks, ma kurnasin oma hinge paastumisega ja ingliskeelne tõlge ütleb väga selgelt, et mitte kurnasin oma hinge paastumisega, aga ingliskeelne tõlge ütleb, kui ma alandasin ennast paastumisega. Et see on nagu, ta võttis sellise nagu alandliku hoiaku Jumala ees, et Jumal, sa näed seda kõike ja ta oli palves Jumala ees. Ja ma näeme näiteks, kuidas Esra raamatus peatükis 8 ja salmis 21. Esral oli ees oma rahvaga selline pikk teekond, mis oli täis nagu ohtusid, seal võis olla nii palju asju minna valesti. Nad kandsid endast päris palju sükest nagu kulda ja varandust kaasas. Nad pidid minema ühest kohast teise ja seal oli nagu meeletult palju asju, mis võid valesti minna. Neid võidi röövida, neid võidi rünnata ja Esra kirjutab niimoodi seal peatükk 8, salmis 21. Ja ma kuulutasin seal Ahava jõe ääres paastu, et me alandaksime iseendid Jumala ees ja paluksime temalt õnnelikku teekonda enestele ja oma lastele ja kogu oma varale. Et kui oli neil tõeline häda nagu Jumala ees ja nad kogesid seda, et nad vajasid, nad sõltusid täielikult sellest, et kas Jumal kannab läbi või mitte. Ja et nagu väljendada seda tõesti seda nagu igatsust ja abipalvet ja nad alandasid paastudes Jumala ees. Ja ma usun, et te teate ka seda Joona ja Niineve lugu, kuidas Joona oli seal puiklas nagu vastu sellele, et Jumal saatis teda missioonile kuulutama evangeeliumi Niineve linnale, aga Joona kuidagi niimoodi puiklas vastu. Aga lõpuks, kui ta läks, siis seal kirjutab nõnda. Ja Joonale tuli teist korda issanda sõna. Ta ütles, võta kätte, mine Niineveesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niineveesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima, käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis tooma au järelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda, kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse, inimesed ja loomad, veised ja lambad ja kitsed, ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku end kotiriidega, inimesed ja loomad ja hüüdku võimsasti Jumala poole. Ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käteküljel on. Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast nii, et me ei hukku. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, aga ei teinud seda. Nii et me näeme siin seda ka, et kui me kogeme või me saame, nemad said Jumalat sealt olla nagu väga selge sõnumi, et see, kuidas te elate ja olete siin, et see on niivõrd vale ja niivõrd nagu rüve, et kui te kohe meelt ei parata, siis ma lihtsalt, siis te hävitatakse.
teid hävitatakse ja mitte isegi, et kui te meelt ei paranda, siis teid hävitatakse, vaid Jumal oligi 40 päeva pärast ongi kõik. Aga siis nad nagu tõesti kahetsesid paastudes Jumala ees ja see on Jumalale meelepärane ja ta kahetses seda ja Jumal ei hävitanud Niinevet. Nii et me näeme, et paastumisel ta on mingisugune tööriist nende käes, kes nagu Jumalat usuvad ja see on nagu, kui meie tavalisest või nagu sõnadest enam justkui ei piisa, kui me tahame väljendada Jumalale eriti seda, et nüüd meil on tõesti nagu mingis mõttes häda käes või me tahame tõeliselt meelt parandada ja kahetseda või siis meil on mingid tähtsad otsused Jumala ees, mida me tahame teha, siis paastumine on see piiblis, mille pealt me nägime, et need inimesed tegid seda ja Jeesus ka õpetas meid seda tegema. Ja Jeesus, kui ta oma teenimist alustas, siis ta mäletas seda, et oli seal, kui ta sai risti ja Joonese juures nagu ristitud, siis vaim juhatas teda kõrbe ja selle kirjutab niimoodi Matteuse peatükk 4, salmist 1. Siis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli tal viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja siin kuidagi eelnevalt seda, kui Jeesus oma teenimistööga alustas, kui ta võttis ette selle teekonna, siis eelnevalt ta pidas 40 päeva paastu kõrbes. Ja siin oli nagu, see on hea näide sellest, et kui on ees ootamas mingisugused nagu raskused või selline keeruline teekond, siis me näeme siin, et Jeesus võttis aja, et paastuda. Muidugi 40 päeva on selline üleloomulik paastumine, aga see on ka üks viis ja põhjus, mille jaoks paastuda, kui me teame, et meid ootab ees midagi. Ja eelmise aasta alguses kuidagi, kui ma selle peale mõtlesin ja seda ma südames nagu tundsin, seda peab tegema, siis mina paastusin muideks lihtsalt toidust. Et ma ei teinud rohkem kui 1 päev, sest see on raskem. Aga 1 päev oli minu jaoks nagu tehtav ja seda ma tegin mingi järjepidevusega. Ja eelmine aasta, kui ma seda tegin, siis ma tõesti nagu, mida ma kogesin selle aasta jooksul oli see, et peamiselt minu igapäevane aeg läheb ikkagi tööle ja tahes-tahtmata see on see, kus minul on palju väljakutsed või siis ei ole väljakutsed. Ja eelmine aasta ma tõesti kogesin ka, kuidas tööl nagu tekkis sellised väljakutsed rohkem, millest nagu oma tarkusega kuidagi ei käinud üle enam. Et ma avastasin ennast olukordadest või situatsioonidest, kus ma tõesti pidin nagu pöörduma Jumala poole nagu selle abipalvega, et Jumal, mida ma siin teen, kuidas ma siin saan niimoodi edasi minna, et need kõik, et see hakkaks toimima kõik koos. Ja ma mäletan, et paastumine läbi selle aasta ja nende perioodil oli tõesti see, nagu see koht, kus ma sain korraks võtta aja maha öelda, Jumal, nende kõikide asjadega üksi kuidagi siit ei jammusta läbi, ma üksi ei jammusta läbi, et tõesti Jumal, mul on vaja, et sina tuleksid ja kuidagi sekkuksid ja sinu üleloomulik soosing oleks üle selle ja et sinu arm ja tõesti soosing oleks üle selle, et muidu ma ei jää ellu. Ja ma nägin selle aasta jooksul seda, kui ma nõnda olin käinud ja nagu parimal viisil paastunud, sest olgem ausad, kui sa teed seda järjepidevalt, siis vahel on see ka, et see kipub jääma selliseks nagu väliseks. Et sa lihtsalt 1 päev ei söö, aga unustad selle muu tähtsa asja sealt kõrvalt ära, et tegelikult selle aja peab võtma palveks Jumala ees ja see peab käima kaasas kogu selline nagu muu komplekt, et kui sa lihtsalt ei söö, aga kõik muu on täpselt sama, siis see lihtsalt on mingisugune dieet, et see ei ole nagu päris see, et küll ma võitlesin ka sellega, et see oleks nagu päris paast ja siiras südamelt ja palves ja otsides Jumalat. Aga mis mulle selle aasta jooksul jäi silma on see, et Jumal kuidagi ehitas üles või kasvatas minus sellist Jumalast sõltumist. Ja see ei olnud lihtne, aga see sisuliselt on midagi sükest,
Et kui me oleme kuidagi harjunud tavapäraselt ehitama elu üles selliselt, et meil on nagu kontroll asjade üle, siis siuke tunne oli eelmine aasta, kuidas mida rohkem ma Jumala koos käisid, siis Jumal kuidagi ehitas minu elu selliselt üles, et ma pidin sõltuma temast rohkem. Et need paastu ja palvajad olid niivõrd vajalikud hakkama saamiseks, et siis siuke tunne oli, et kui sa seda aega ei võta koos Jumalaga, kui sa ei anna mingit asju Jumala kätte, siis siuke tunne, et elu hakkab nagu kuidagi kokku varisema. Ja see on vahel natuke hirmus, aga samas ma nii tänulik Jumalale, sest ta nii kavalalt kuidagi tõmbas mind esiteks enda juurde, aga teiseks ta tõesti ehitas minust üles, ma näen tagantjärgi tarkusena seda, et ta ehitab vaikselt üles seda temast sõltumist. Et ei ole nagu tähtis see, mis turvalisus sa enda elus nagu ise ehitad. Et sa kogud mingisugust vara või sul on, ma ütlen, et see on vale, aga ma tõesti tundsin kuidagi, et Jumal vaikselt nagu lõhub seda ja kuidagi rajab siukest nagu Jumalast sõltuvat elu. Et ma ei saagi oma tööülesannetega hakkama nagu parimal viisil ja ma ei saa ka nagu muude eluasjadega hakkama selliselt, nagu ma tahaks, kui ma ei sõltu Jumalast. Ja see on ühelt poolt väga raske, teiselt poolt see on väga äge. Ma mäletan, kui ma väiksena noore kristlasena palvetasin tihti, et Jumal, aita, et kõik läheks hästi, aita, et midagi juhtuks. Ma ei tea, kas te mäletate ka neid palveid. Ma ütlen, et see on vale nende palvetada, aga kui elu näed edasi, siis ma näen, et see Jumalast sõltumine tuleb siis esile tihti, kui asjad ei lähe nagu maru hästi või asjad lähevad keeruliselt või raskelt. Ja siis, kui sa võtad see aja ja palvetad ja oled koos Jumalaga, hei, mul on vaja abi, sa paastud, siis sa näed, kuidas Jumal üleloomulikult aitab sind. Ja see on niivõrd rahulduspakkuv, see on see, mida Jumal tegelikult on üles ehitamas, et ei, asjad ei peagi alati hästi minema, aga sa pead teadma seda, et mina olen sinuga. Ja kuidagi see paastumine eelmine aasta tõesti ehitas seda kindlust minus, et ma ei peagi ootama elult seda, et kõik oleks nagu lihtne või nagu siuke kuidagi libeda veega minek. Et tööürus ka, et kõik kuidagi lihtsalt sujub, läheb hästi vahel muidugi. Neid olukordi peabki olema, et kõik on kogu aeg nagu valesti, siis on ka nagu raske. Aga Jumal kutsus mind eriliselt kuidagi tundma ennast mugavalt sellises olukorras, kus ma pean sõltuma temast. Et see oli minu jaoks kuidagi, see oli uus ja see oli keeruline ja ma tahan kindlasti sellega nagu edasi minna see aasta. Aga kui tulla korra tagasi selle juurde, mis Jumal pani mu südamesse kuidagi seoses selle teemaga, eriti just see aasta, kui ma mõtlesin korra peale, et kui aasta alguses ikka me seame need eesmärke või me mõtleme korra, et mis ma see aasta tahaksin ära teha või kus ma tahaksin jõuda, siis ma ka mõtlesin selle peale. Ja üks asi, mis Jumal tõesti pani mu südamesse tugevalt, ainult üks asi on see, et mina ja minu elu kuulub Jumalale ja see ei ole enam minu enda oma ja minu elu peab olema valistunud Jumala ette. Et see on kuidagi karm, aga ma kuidagi tugevalt kogesin seda aasta alguses. Ja ma loen mõned piibli kerrakohad, sest lihtsalt piibel räägib nii hästi enda eest ja vahel on veider, et kui me loeme piiblit, me teame enam, millest see räägib, mis seal on. Aga siis mingid süüksed asjad, mis on tegelikult päris karmid, kuidagi hüppavad nagu välja, et kuidas ma lihtsalt üle libisesin sellest niimoodi, et ma ei süvenenud korraks, mis seal tegelikult kirjas on. Ja ma loen mõned kirjakohad. See on kiri roomlastele, peatükk 12, salmist 1. Uus elu. Nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumala elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Olgu see teie mõistlik Jumala teenistus. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Pani tähele. Tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Galaatlaste peatükk 2, salm 20 ütleb nii. Sest ma olen seadusele surnud, et elada Jumalale.
ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Esimene kiri Korintlastele, peatükk 6. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt. Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Ja Luuka peatükk 9. Siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidab terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju. Piibel ütleb nii selgelt, et me ei kuulu iseendale. Et me kuulume Jumalale, kui me oleme elu Jumala kätte andnud. Ja see nii hästi ütleb, kes tahab päästa iseennast ja oma elu, see kaotab selle. Kes annab oma elu Jumalale, see päästab selle. Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, kuid kaotaks oma hinge. Ja mul aasta alguses nii kuidagi südamesse tuli see, mis täna ka esile tuli, on see, et kuidagi, kui me vaatame selle aasta peale ja me peame mõtlema oma elu niimoodi selliselt selle peale, et me elu on Jumala oma, me oleme andnud selle Jumala kätte. Me ei ole enam oma enda elu kuningad, vaid me peame selle nagu panema Jumala ette maha ja kuidagi tooma selle elu ohvriks Jumala ees ja võtma üles risti, nii nagu Jeesus ütleb. Ja mulle eriti meeldib see koht, et mis kasu on inimesel, kui ta võidaks ära terve maailma. Sest koos olla siis millega mina võitlen tavaliselt ongi see, et kui ma käin tööl, toimetan oma asju, siis see maailm saab nii tähtsaks mu jaoks. Need asjad, mis seal maailmas on, mingisugused materiaalsed asjad või suhted või mis iganes, need saavad nii tähtsaks mu elus. Ja nad kuidagi võtavad selle fookuse, nad röövivad selle fookuse ära. Et kui sa vaatad, see oli minu aasta alguses ainuke igatsus, mis Jumal mu südamesse sisse pani, et see aasta, et ma tõesti alanduksin selliselt Jumala ees, et minu elu, et ma elaksin oma elu nagu Jumalale meelepäraselt, et ma paneksin iseennast maha, oma enda need egoistlikud soovid ja ma paneksin selle kõrvale ja ütleksin Jumal, mis sina tahad? Et tulgu esile see, mis sina tahad, tõesti esile tulgu. Ja mõtlen, et see koht on nii vägev, et me kõik igatseme siin maailmas nagu erinevaid asju, kes uut autot ja kes mingit töökohta ja kes mingit materiaalset rikkust ja sükest nagu kindlustunnet. Või Jeesus ütleb, et mis siis, kui sa saaksid kõik, mis sa tahad siin maailmas. Et millega see maailm täna siin peibutab või kuidagi üritab seda fookust ära rebida. Ja Jeesus ütleb, et sa võid nagu, kui sa kujutad ette, et sa saad siin maailmas kõik, mis sa tahaksid, näiteks kogu au, kogu rikkuse, vahet ei ole nagu kõik oleks sinu käes. Aga kui sa selle käigus kuidagi teeksid kahju oma hingele, siis Jeesus ütleb, et siis mis selle point on, et siis see ei ole väärt seda. Ja see on minu jaoks nii huvitav, sest see, kuidas maailm seda pilti maalib meie jaoks, kui me käime igapäevast elu, siis see pilt täiega moondub minu jaoks selliselt, et asjad kuidagi saavad nii palju rohkem tähtsamas, kui nad tegelikult on. Näiteks töökoht või ikka nagu meie finants, meie raha, et kas me saame hakkama, kuidas me saame, kas mul oleks vaja ikka seda paremat ja tahaks minna sinna seda teha. See kuidagi kõik, kui me lubame sinna tulla, siis see kõik võtab nagu kuidagi selle fookuse ära. Mitte, et me nüüd ainult keskendume sellele ja unustame Jumala üldse ära, vaid pigem see fookus, et me ajame elus ikkagi midagi taga. Et Piibel ütleme selgelt, et me ei saa teenida kahte isandat. Et see aasta, mis on tees on, ma tõesti kuidagi igatsen seda ja ma räägisin endale, et ma igatsen seda, et ma ei teeniks kahte isandat. Et mu kuidagi mõistaksin seda, et mu elu ei ole enam minu oma. Ja et kõik need otsused, mis ma teen, kuhu ma teen, kõik need igatsused, mis mul on, need on okeid. Me peame siin maailmas ka nagu nautima neid materiaalseid asju, see on okei, aga kui see hakkab saama nagu seda kuidagi selleks prioriteediks, et see ei suuda enam mingi muud asju nagu taga ajada, see ei suuda Jumalat enam korralikult näha, vaid see kuidagi varjutab
seda Jumala pilti sinu elus, siis see ei ole õige. Ja Jeesus ütleb, et kui sa saaksid kas kogu maailm kas või sinu kätte või et sa saaksid kõik, mis sa tahaksid siin maailmas materiaalselt, siis kui see kahjustaks su hinge, siis see ei oleks seda väärt. Ja me näeme siin seda, kuidas Jumal nii selgelt kuidagi hindab meie seda nagu sisemist mina, seda, kes me oleme, meie hinge ja meie südant. Te teate ka, et Piibel ütleb ka, et hoidke oma südant enam kui kõike muud, sellest lähtub elu. Et tõesti see, mis Jumal kuidagi pani minu südamesse, on see, et kui me vaatame sellesse aastasse, siis et me suudaksime elada nii, nagu Piibel ütleb. Ja minu arust see on nagu väga keeruline, sest meil on suur kiusatus hakata ise oma elu päästma ja elada niimoodi, et meil oleks turvaline ja kuidagi hea. Aga see, mis Jumal mul on õpetanud eelmine aasta ja mida ma tahaks kaasa võtta sellest aastast, on see, et elamine selliselt, et me sõltume rohkem Jumalast. Et meie elu on pandud Jumal ette ja kui Jumal meid kutsub millegi jaoks, kui Jumal paneb meile midagi südamele, siis me oleme sõnakuulelikud ja me läheme selle järgi ja me paneme kõrvale oma asjad. Me paneme kõrvale võib-olla oma ego ja mingisugused soovid, mis meil on, mingisugused materiaalsed soovid, et meil oleks jõud seda teha. Ja ma loen veel Luuka peatükist, Luuka kiri, peatükk 12, salm 13. Rikkusest ja muretsemisest. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõisteks või jagajaks. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mul ei ole kohta, kuhu ma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen, ma lõhun maha oma aidad, ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mida sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aga Jeesus ütleb jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastada. Sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva ega lõika. Neil ei ole vara kambrit ega aita ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest? Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma eluajale küünla lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui jaoks neist. Aga kui Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõnda usulised. Ja teiegi, ärge küsige, mida süüa või mida juua ja ärge ole kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Te ise ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik teile pealegi. Ära karda, sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on ja andke see almusteks. Tehke enesele kuulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. See oli see kirjakott, mis me enda jaoks kirjutasime välja. Otsida tema kuningriiki ja usaldada kõik muu Jumala kätte. Ja ma olen näinud seda nii tihti oma elus. Kui minu fookus hakkab minema maistele asjadele, siis on selline tunne, nagu need asjad, mida ma taga ajan maiselt. Need lihtsalt lähevad eest ära. See on nagu see, et sa meelitad mingisuguse porgandiga seda looma. Porgandist läheb eest ära, ta ei saa mitte kunagi kätte seda. Aga kui ma lasen sellest lahti ja ma ütlen,
Jumal, ma tahan seda, mis sinul minu jaoks varus on. Ja vahet ei ole, kui pöörane see on või mis see on või millest ma pean loobuma. Ma tahaks, et mul oleks see jõud, et teha seda asja, mis sina oled kutsunud esile. Ja ma tahan panna maailma asja kõrvale. Ja see on täpselt see, kui Jumal meid kutsub. Ja otsida tema kuningriiki, siis see kõik antakse teile peale. Mitte päästa enda elu, vaid anda see Jumala kätte. Siis me leiame selle, kes iganes päästab või üritab päästa enda elu, see kaotab selle. Ja ma usun, et kui sa elad koos Jumalaga ja koged seda, et kui sa ise ajad taga neid asju, mis ei ole kuidagi Jumalast ja mis viivad sind eemale, siis need muutuvad nagu kätte saamatuks ja sa tunned, et see olukord läheb nagu hullemaks. Et mida rohkem võhma sa paned sellele, et ajada taga midagi, mis on siit maailmast. Jah, sa võid midagi saada, aga see viib sind eemale Jumalast. Sa teed kahju oma hingele sellega. Parem anna ära oma elu Jumala kätte ja otsi taevariiki. Pane see selleks aastaks või oma eluks, pane see number 1 kohale. Mitte ainult kuidagi ilusate sõnadega, aga äkki ka paastudes ja palvetades. Pane see enda number 1 kohale, et kuidas mina oma elus saan niimoodi elada, et see taevariigi otsimine ja Jumala õigluse taotlemine, et kuidas see oleks number 1 päriselt ka. Et ma kuidagi vaatleksin kogu oma elu läbi selle, mida Jumal on oma elus teinud. Et ma vaataksin oma elu selliselt, et ma ei ela endale, ma elan Jumalale. Et ma tulin siia ja ma olen siin, et Jumal teenida. Et ma olen siin, saada mind, kasuta mind. Ja kui sa seda teed, siis minu kogemus elus on selline, et kõik muud asjad, mis ma olen vähegi igastenud, tahtnud, soovinud, materiaalsed, kõige muu eest on hoolitsenud Jumal paremini, kui ma oskan ise nagu üldse tahta või soovida. Et see on selline nagu pöördsõltuvus sellest, et mida rohkem me otsime Jumalat ja mitte seda, et ma otsin nüüd Jumalat, et Jumal sa teeksid sellesse korda, vaid see peab olema siiras loomulikult. Aga kui me tõesti, nii nagu Piibel ütleb, ei mugandu selle ajaga, ei lähe kaasa koos selle maailmaga, sest maailm surub täiega peale sellist tühjade asjade tagaajamist, ma ütleks. Ja ta tahab nii jõuliselt tulla ja kui me sellega mugavdune, siis me kaotame ära selle sihi, mis on Jumal. Ja me kaotame ära selle põhipointi, kus ta ütleb siin Piiblis, et me ei ela enam iseendale. Sina ei ole enam iseenda oma, sa kuulud Jumalale. Sa pead oma elu teistmoodi vaatama. Kui sa vaatad endiselt seda selliselt egoistlikult, et mina mulle, see, mis ma tahan ja kuidagi üritame isegi paastumisega Jumalat ümber oma näpu keerata, et kuule, ma raiun oma asja paastumisega, siis see ei ole see, kui Jumal meid kutsunud on. Ja usu mind, see ei ole see ka, kuidas sa saad elada oma elu nagu kõige rahulduspakkumalt. See on otse vastupidi. See on täpselt vastupidi ja ma kutsun kuidagi kõik üles, et kui siin oli kuidagi palju asju või isegi kui ma ütlen, et okei, ela nii, et sa ei ela endale, vaid sa elaksid Jumalale. See on nagu, see on päris suur asi, mida öelda. Kuidas ma seda üldse pihta, kuidas ma seda teen? Siis ma täiega kutsun üles paastuma ja palvetama selle pärast. Et see on see, mis ma juba eelmine aasta tundsin ja ma see aasta tunnen, et seda tuleb nagu edasi teha. Ja ma tunnen, et see Jumalast sõltuv elu vajab paastu ja palvetamist. Seda, kui me tahame jõuda sinna, et me ei ela iseendale, vaid me elame Jumalale, siis see on nagu keegi meist ei ole selle kohal, et mina nüüd olen valmis. Ma enam mitte ühtegi asja endale. Ma arvan, see on teekond meie kõigi jaoks, aga see igatsus, et see oleks meie sees kindel, et see siht oleks meie sees kindel ja et me tahaksime seda, siis see nõuab seda paastu ja palvet kõige siiremal viisil, kus me ütleme, isa, et ma panen mingiks ajaks toidu kõrvale ja ma ütlen, et ma alandu sinu ees ja see on see, mida ma tõeliselt igatsen. Ja sa võtad selle aja, et palvetada ja paastuda, otsida Jumalat selles. Ma usun, et see on võti elamaks seda aastat, mis meil ees on, aga kogu meie elu sellised, mis on nagu terviklikult kõige rahulduspakkuvam elu üldse, sest koos Jumalaga ja see, mis Jumal meie ellu toob. Ja asjad ei pea hästi minema, aga kui asjad lähevad halvasti, siis ma olen pigem näinud seda, et need on võimalused. Ja see lihtsalt mitte enam teoreetiline tekst, vaid kui asjad lähevad valesti, siis mul juba nüüd on vaikselt tekkinud kogemusega see süke väike tunne, et nüüd nagu saab näha, mis Jumal teeb. Et see on täpselt see, kuidas sa vaatad oma elu ja loomulikult ma ei ütle, et
et mingid raskused ei ole tõeliselt raskused, et me peaks vaatama igat raskust niimoodi, et ole hullult positiivselt, sest ma tean, et inimestel on väga raske ja mingid probleemid, mis on nagu korralikud ja tänu Jumalale, et meil on tegelikult hästi, et võib minna palju hullemini. Aga ma tahaks ütelda seda, et isegi kui kõik ei lähe hästi, isegi kui tulevad sellised tõelised katsumused meie ellu, siis ma kuidagi olen näinud eelmine aasta seda, et need on täpselt need kohad, kus Jumal saab tulla esile. See ei ole nagu meeldiv, aga kui sa tuled sellest läbi, siis tagant järgi sa vaatad, et wow, Jumal on nii hea. Ja sa koged seda, kuidas sinu usaldus Jumala vastu tõuseb. Sa koged seda, kuidas sa saad teda usaldada ja sa koged seda kindlust üha hullemates olukordades, sest ma usun, et see on nagu treenitav. Kui me elame oma elu ja kui me oleme pigem sellised nagu veel algajad või nõrgad, siis me ei suuda nagu tegelikult püsida kindlana, kui elu hakkab meile nagu viskama igasuguse asju kodarasse. Aga mida rohkem me kasvatame seda usaldust Jumalaga koos käies, tema sõltuvust, kui me näeme, et ta toob meid välja nendest olukordadest, siis meie see nii-öelda nagu stressi või pinge taluvus või selle nagu keerulise elu taluvus muutub nagu paremaks, me suudame hingata selle sees. Ja ma usun, et Jumal kutsub meid sellesse hingamisse pöörases elus, kus me elame, kus iga päev on mingid järjekordsed hullud asjad, mida me ei kontrolli, aga me saame usaldada Jumalat selles. Ja ma usun, et see on see, mis Jumal pani kuidagi südamesse öelda teile ja ma tõesti kutsun üles paastuma ja palvetama, sest see on viis, kuidas me saame tõeliselt kuidagi alanduda Jumala ees siiralt, päriselt ja lisada selline kaal sellele, et need on lihtsalt sõnad, vaid Jumal, ma olen nõus toidust loobuma, aga ma tahan kuidagi öelda, et see, mis ma praegu mõtlen, see, mis ma igatsen, see on oluline, ma tahan, et see tahaks mu elus tulla nagu esile. Ja jah, et ma kutsun üles paastuma see aasta täpselt nii, kuidas sa soovid ja arvad ja mis perioodil, kuidas iganes, aga see on vägev tööriist ja see on Jumalale meelepärane tööriist, kui seda õigesti teha. Ja see on vajalik. Amen. Aga tõuseme, palvetame. Issa, me täname sind selle sõna eest ja me täname sind, et kui sinu sõna läheb välja, siis see tõesti nagu jõuab kohale, saavutab selle, milleks ta oli nagu välja saadetud. Ma tänan sind, et tõesti, kui see sinu sõna praegu jõudis meieni, siis luba meil olla see hea pinnas, kus see nagu kasvab ja idaneb ja kuidagi saab nagu osa meist. Et sinu sõna jõuaks sügavale meist ja see juurduks meisse, isa. Tänu sulle ja me palume üheskoos selle aasta sinu kätte. Meie elust sinu kätte, isa. Isa, kui me oleme uuesti sündinud sinust, siis meie elud ei ole meie enda omad, vaid me kuulme sulle, isa. Ja me tahame siin täna öelda, et me kuidagi alistume ennast sinu ees. Me paneme oma elud siia ette maha ja anname end sinu kätte, isa. Mitte meie tahe, vaid sinu taha, isa. Ja luba meil otsida esmalt sinu riiki. Luba meil esmalt otsida sinu riiki ja mitte püüda päästa kogu aeg enda elu ja kuidagi ennast ise nagu igalt poolt välja aidates, vaid isa pigem anda oma elu sulle ja leida oma elu taas sinus. Tänu sulle selle eest, isa. Ja ma tänan sind, et sina käid seda koos meiega. Sa ei kuidagi ei jäta meid selles üksi, vaid isa, sa oled meie lähedal, meie juures. Ja ma täname sind, isa, et me saame sinust sõltuda. Sina oled meie kalju. Sina oled kõige kindlam asi üldse, mis me siin maakeral teame. Üldse kõige kindlam asi üldse, mida me siin võrdsumis teame, on sina, sinu sõna ja see, et sina oled meiega. Ja luba, et see oleks selline kalju meie elus ja selline nagu kindel paik, kus me saame seista, mis tõesti toob rahu meie vahel messikusse elusse, isa. Tänu sulle, et sina oled meie kalju. Sina oled see, keda me saame usaldada ja sina oled see, kellest me sõltume, isa. Sa oled see õhk, mida me hingame ja nii nagu ütleb sõna ka, isa, et me ei ela ainuüksi leivast, vaid igast sõnast, mis jätab sinu suust, isa. Ja ma tänan sind, et sina varustad meid enda sõnadega. Sina varustad meid kõigega, mida meil tarvis on, isa. Tänu sulle kõige eest, isa. Amen.